Olete mõelnud, miks omandatud uskumused, arvamused võivad meid siin elus piirata või siis toetada? Kõigepealt me võiks mõelda sellest, et kus me siis omandame mõttemustrid ehk siis oma mõtteviisi. Kui me sünnime, on ju meile kõige olulisemad meie lähedased. Ja lähedased mõjutavad meie käitumist läbi elu. Miks? Mitte ainult sellepärast, et nad annavad meile alguses süüa, peavarju, riided selga, vaid just sellepärast, et me omandame ka nende mõtteviisi. Veab neil, kelle vanemad olid lahenduskeskse mõtteviisiga, ehk siis kui oli probleem, siis nad hakkasid kohe mõtlema, kuidas probleemi lahendada. Mitte ei jäänud kurtma, et oi, kui õudne, oi kui jube, tehke midagi. Ja lapsena me õpimegi sealt samast kõrvalt, et kuidas siis nüüd suhtuda situatsiooni ja kuidas ka siis käituda. Aga läbi selle me ju omandame pikemaajalises perspektiivis sellised harjumuslikud suhtumised, vaatenurgad ja ka tõekspidamised. Väga sageli on ka näiteks see, et me ju lapsena ei sea kahtluse alla, kas see, mida nad ütlevad, üldse on siis absoluutne tõde näiteks või mitte. Kas see, kuidas nemad maailma näevad piltlikult öeldes, on õige või vale? Kas see, mida nemad usuvad, näiteks ühte või teist religioonset suhtumist tõekspidamiks peavad siis õigeks, on õige või vale? Kas see, et kui nüüd on meeste tööd ja naiste tööd, kas see üldse on niimoodi? Või see, et mis on siis sobilik ühele või teisele? Ja kõik see määrab meie arusaamise, kuidas me peaksime käituma, et olla nii-öeldes vastavuses selle grupi ootustega, kes meid ümbritsevad. Ja kuivõrd grupist välja jäämine, ehk siis näiteks kui perekond teid hülgab mingil mis iganes põhjusel, siis see on aju jaoks ellujäämisküsimus. Meie jaoks võib-olla mitte, aga aju on hästi primaarne. Ja gruppi kuulumine tähendab seda, et me saame hakkama. See tähendab seda, et me jääme ellu. See tähendab seda, et meil on toetus seltskond nii-öeldes olemas, kellele siis nagu toetuda vajadusel. Ja sellepärast see sotsiaalühiskondlik, eetilis-moraalsete arvamuste, uskumuste, tõekspidamiste süsteem, piltlikult öeldes, mõjutab meid läbi meie elu. Nii meie enesehinnangut kui ka seda, kas ma üldse julgen midagi teha teisiti, kui kõik minu ümbritsevad isikud teevad või mitte. Ja mis näiteks edukaid iseloomustab, on see, et nad nagu lapsemeelselt usuvad endasse ja lapsemeelselt liiguvad oma eesmärgi suunas. Nad ei kahtle selles, et nad võiksid ebaõnnestuda ja isegi kui nad kahtlevad, siis nad ei näe seda mitte nagu takistamatut barjääri, vaid nagu, et järelikult, kui nii ei õnnestu, tuleks teha teistmoodi. Sellepärast jätkegi võib-olla siit enda kõrvu kõlama, et teiste arvamused, tõekspidamised, uskumused,
mõttemustrid, käitumismustrid on teiste omad. See ei tähenda seda, et teie peaksite neid kogu aeg järgima. Ja lisaks, et sealt välja tulla, hakake jälgima, miks te ühel või teisel viisil mõtlete. Sest et see on alguspunkt alati muudatusteks.